Indoneesias vulkaaniline tuhk jõudis stratosfääri, Tais vihmapomm jättis turistid lõksu, Etioopias esimest korda 12 000 aasta jooksul purskas vulkaan, Austraalias sadas hiiglaslikku apelsini suurust rahet ja Venemaal fikseeritud ebanormaalseid atmosfäärinähtusi. Ülevaade nendest ja teistest eelmisel nädalal toimunud kliimasündmustest on teie ees nüüd ja praegu. Indoneesia. Indoneesia Ida-Jaava provintsi laastas Semeru vulkaani võimas väljapurse. Vulkaan novembri keskpaigast saadik oli olnud üha aktiivsem. Mitme päeva vältel tuhapilved kerkisid tipu kohal ja 19. kuupäeval kraatrist murdsid välja püroklastilised voolud, mis sööstsid mööda Pesu Kobokani jõesängi alla. Need laskusid üksteise järel, liikudes mööda lõuna- ja kagunõlvu kuni 14 kilomeetri kaugusele. Tuhasammas tõusis 18 kilomeetri kõrgusele. Vulkaani aktiivsuse kulg oli nii kiire, et vaid tund aega hiljem häiretase oli tõstetud maksimumini ja keelutsooni ala laiendatud 8 kilomeetrini ning kaguosas 20 kilomeetrini. Mitmes kogukonnas kuum tuhk ja kivimipuru hävitasid maju ning kahjustasid kooli, meditsiiniasutust ja elektrialajaama. Hävis üle 200 hektari põllumaad ja hukkus üle 140 karilooma. Vähemalt 3 inimest said raskeid vigastusi. Ohvrite seas oli sillal sõitnud abielupaar, nende mootorratas libises kuumal tuhakihil külili, mille tagajärjel nad said kuni 20% ulatuses kehapõletusi. Mitme küla elanikud kaebasid tugeva väävlilõhna üle, mis kutsus esile köhimist ja hingamisraskusi. Rohkem kui 1100 inimest olid sunnitud lahkuma oma kodudest ning neid paigutati koolidesse, mošeedesse ja administratiivhoonetesse. Samuti oli organiseeritud Semeru põhjanõlval asuva Ranu Kumbolo järve ääres viibinud 187 mägironija, kandja ja giidi evakueerimine. Pimeduse saabumise ja halva ilma tõttu nad olid sunnitud ööbima mäel ning said lahkuda potentsiaalselt ohtlikust piirkonnast alles järgmisel päeval. 23. novembriks olukord hakkas stabiliseeruma ning osa elanikke naasid koju. Semeru vulkaan aga jäänud kõrgemale häiretasemele ja järgmiseks hommikuks ta paiskas välja valget suitsu kuni kilomeetri kõrgusele oma tipus, sealhulgas 6 tunni jooksul registreeriti 44 maavärina. Vietnam. Päevi kestnud paduvihmad on põhjustanud Kesk-, Lõuna- Vietnamis enneolematuid üleujutusi. Sademete hulk ületas kõiki ajalooliseid norme, rekordilised jõgede üleujutused algasid vähem kui 24 tunniga. Kohalikud hüdroelektrijaamad olid sunnitud liigse vee välja heitma, mis veelgi süvendas üleujutuste laastavat mõju. Tak-Laki provintsis, mis on üks enim kannatada saanud provintse, mõnes kohas nädala jooksul sadas maha üle 1800 mm vihma. Majad said nii kiiresti üle ujutatud, et inimesed päästes end võimsate veevoolude eest, pidid oma majade katustest läbi murdma. Paljud pered jäid sinna ligi 30 tunniks lõksu. Sotsiaalmeediat pommitasid abipalved. Khan Hoa provintsis vee sügavus kohati ulatus 4–5 meetrini. Lamdongi provintsi Katieni maakonna elanikud üleujutuse tõttu olid välismaailmast ära lõigatud. Võimud kasutasid toidu ja esmatarbekaupade kohale toimetamiseks paate ja muud tehnikat. Ulatuslikes üleujutustes üle riigi on hukkunud 98 inimest ja veel 10 on teadmata kadunud. Ligi 1,2 miljonit klienti jäid elektrita. Maalihked kahjustasid 2 riigimaanteed. On üleujutatud üle 200 000 kodu, mõned neist hävisid täielikult. Katastroof hävitas üle 90 000 hektari riisi ja muid põllukultuure, samuti kalakasvandusi ning hukkas ligi 1 miljon karilooma ja kodulindu. Tagajärgedega võitlemiseks kohale saadeti üle 42 000 sõjaväelase ja üle 1200 tehnikaüksuse. Venemaa. 22. novembril Tšeljabinski oblastit kattis jäine vihm. Uurali föderaalmaantee M5 kattus jääkihiga. Arvukad liiklusõnnetused põhjustasid kilomeetrite pikkuseid ummikuid, mõned lõigud said täielikult blokeeritud.
Satkinski rajoonis, kus temperatuur langes -5 kraadini Celsiuse järgi, sadas oodatud lume asemel vihma, mis ülikülmadel pindadel koheselt jäätus. Jäiste olude tõttu 10 inimesed said vigastada ning pöördusid arstiabi järele. Sarnane olukord tekkis Tjumenis, kus paks jääkoor kattis puid, autosid, piirdeid, teid ja kõnniteid, muutes linna ohtlikuks uisuväljaks. 21. kuni 24. novembrini Keskföderaalringkonnas oli registreeritud ebatavaline äikeseaktiivsus. Lipetski oblastis Jakovlevo külas äikesega kaasnes kuni 2 sentimeetri läbimõõduga rahe. Brianski, Kaluga, Orjoli, Tula ja Smolenski oblaste tabanud välgulöögid olid novembri lõpu kohta ebatavaliselt võimsad ja sagedased. Üksikute välgulöökide võimsus ulatus 486 kiloamprini. Võrdluseks, keskmise välgulöögi amplituud on ligikaudu 30 kiloamprit ehk 16 korda väiksem. Elektromagnetilise impulsi intensiivsus oli nii tugev, et instrumendid tuvastasid seda signaali 700 kilomeetri kaugusel allikast, kuigi sellistel vahemaadel ta on tavaliselt nõrk või teda ei tuvastata sootuks. Selline äikesetormide aktiivsuse tase parasvöötme laiuskraadidel oleks isegi suve kohta ebanormaalselt kõrge ja novembri lõpu kohta on see tõeliselt enneolematu sündmus. Etioopia. 23. novembril Etioopias ootamatult hakkas purskama võimas Haili Kupi vulkaan. Tuhapilv ulatus 15 kilomeetri kõrgusele, häirides Aafrika, Lähis-Ida ja Lõuna-Aasiat ühendavaid õhuliine. Piirkonnas anti välja punane lennuhoiatus. 24. novembri satelliidiandmed registreerisid lisaks ulatuslikule tuhapilvele ka märkimisväärse vääveldioksiidi emissiooni 5–17 kilomeetri kõrgusel, mis viitab suurele vulkaanilisele aktiivsusele. Peale väljapurset pilv jäi püsima atmosfääri, liikudes üle Punase mere Omaani ja Jeemeni poole. Tuleb märkida, et enne käesoleva aasta novembrikuud vulkaanil peaaegu 12 000 aasta jooksul pole olnud ühtegi kinnitatud väljapurset ning vaadeldud aktiivsus piirdus vaid gaasiheitmetega. Haili Kupi ootamatu ärkamine on järjekordne tõend planeedi geoloogilise aktiivsuse suurenemisest. Austraalia. 22. novembril võimas 3. kategooria troopiline tsüklon Fina tõi Austraalia põhjaterritooriumile kaasa kuni 200 kilomeetrini tunnis ulatuvaid tuuleile ja rekordilisi paduvihmasid. Järgmisel päeval Midle Pointi piirkonnas 24 tunni jooksul sadas maha 430 mm vihma, kohaliku ilmajaama jaoks kõigi aegade kõrgeima sademete hulka. Novembrikuu rekordid olid purustatud Darwinis ja ka teistes linnades. Kahju oli ulatuslik, sajandeid vanad põlispuud langesid vettinud pinnase tõttu maha, kahjustades kodusid ja autosid. Ligikaudu 19 500 inimest jäi elektrita. Torm kahjustas ka Royal Darwini haigla katust. Divisaared said tõsisemaid kahjustusi, kus sai kahjustada energiainfrastruktuur. Õnneks inimohvreid õnnestus vältida. 25. novembril pärast nõrgenemist tsüklon maabus Lääne-Austraalia Kimberley piirkonna kaugemal rannikul, tekitades Berkeley jõe suudme lähedal kuni 170 kilomeetrini tunnis ulatuvaid tuuleile. Samal ajal Austraalia idarannikut tabas võimas kevadtorm. Tormi epitsentrisse sattusid Queenslandi ja Uus-Lõuna-Walesi osariigid. 24. novembril Kagu-Queenslandi, sealhulgas Brisbane'i, Logani ja Gold Coasti linnu tabas ohtlik äikesetorm. Ta tõi endaga kaasa kuni 14 sentimeetri suuruse hiidrahed ja üle 100 kilomeetrini tunnis ulatuvad hävitavad tuuled. Selle tagajärjel piirkonnas jäid elektrita üle 150 000 kodu ning said tõsiseid kahjustusi autod, katused ja päikesepaneelid. Orkaani tugevusega tuuled murdsid maha sadu elektriliine ja 24 tunni jooksul registreeriti ligikaudu 880 000 välgulööki. Torm põhjustas ulatuslikku hävingut Moreton Bay, Sunshine Coasti ja Pribje Islandi piirkondades. Langenud puud ja praht blokeerisid sõiduteid ja häirisid raudteeliiklust. Piirkonnas suleti 10 koole. Seda tormi ametlikult kuulutatud kindlustuskatastroofiks ulatusliku infrastruktuuri ja varakahjustuse tõttu. Sri Lanka.
22. novembril pärast mitmeid päevi kestnud tugevaid vihmasadusi Kagale ringkonnas Colombo kandi maantee lõigul toimus võimas maalihe. Kartes korduvate maalihkete pärast, võimud täielikult sulgesid ühe tihedaima ja olulisema teelõigu 24 tunniks. Ka tragöödiat ei õnnestunud vältida, raudteerööbaste alt nõlvalt lahti pääsenud tohutu rändrahm koos mullahunnikuga varises elamule ja teeäärsele kohvikule, populaarsele peatuskohale reisijate seas. Varingu ajal olid sees töötajad ja hommikusöögiks peatunud kliendid. Rusude alla jäi 10 inimest. Samuti said kahjustada mitu läheduses pargitud autot. Päästeoperatsioonidel osalesid Sri Lanka armee, tuletõrje, politsei ja kohalikud elanikud. 4 vigastatut toimetati haiglasse. Kahjuks 6 inimest ei õnnestunud päästa. Bangladesh. 21. novembri hommikul Kesk-Bangladeshi raputas 5,7 magnituudine maavärin. Maavärina kese asus umbes 13 kilomeetrit pealinnast Dhakast ida pool ja umbes 10 kilomeetri sügavusel. Paljud elamud ja tööstushooned said tõsiseid kahjustusi, Dhaka majade seintesse tekkisid praod, krohv varises alla ja katused osaliselt varisesid kokku. Maavärina tagajärjel hukkus vähemalt 10 inimest ja üle 300 sai vigastada. Nii tõsiste ja traagiliste tagajärgede põhjuseks, hoolimata maavärina mõõdukast tugevusest, osutus linna infrastruktuuri haavatavus, tihedalt asustatud alad ja vanemad armeerimata tellis või betoonseintega hooned saavad värinatest kergesti kahjustada, samas lähedal asuvad hooned värina ajal põrkavad üksteisega kokku, põhjustades rusude alla kukkumist ja tekitades elanikele täiendava ohu. Hävingut veelgi süvendas kohalik geoloogia, Gangese ja Brahmapurami jõgede deltade pehme, veega küllastunud pinnas, mis võimendab vibratsiooni ja suurendab konstruktsioonikahjustuste riski. Põhilisele maavärinale järgnenud 32 tunni jooksul piirkonnas fikseeritud 3 järeltõuget, mille magnituud oli kuni 4,3. Tai. Eelmise nädala pidevad paduvihmad Lõuna-Tai 10 provintsis põhjustasid ulatusliku katastroofi, mõjutades enam kui 2 700 000 inimest. Umbes 45 000 elanikku olid sunnitud evakueeruma. Riigiraudteed üleujutatud rööbaste tõttu ajutiselt peatasid rongiliikluse lõunapoolsel marsruudil. 100 turistid jäid hotellidesse ja lennujaama lõksu, kuna ei suutnud lahkuda katastroofitsoonist. 25. novembril võimud kuulutasid välja eriolukorra, mille käigus saadeti päästeoperatsioonidele armee, helikopterid ja isegi riigi ainsa lennukikandja. Kõige hullem oli olukord Songkhla provintsis Hat Yai ringkonnas, kus toimus 25 aasta suurim üleujutus. Hat Yai linna, mis on suur äri- ja turismikeskus, tabas rekordiline sademete hulk. Veetase tõusis 2,5 meetrini, sundides paljusid inimesi veetma mitmeid päevi oma kodude katustel ilma vee ja toiduta. Mööda linnatänavaid ujusid suured maad. Hat Yai peahaigla, kus asus 600 patsienti, kellest 50 olid intensiivravis, sai üle ujutatud. Toidu ja generaatorite kohale toimetamiseks ning kriitiliselt haigete patsientide evakueerimiseks saadeti kohale helikopterid. 30 vastsündinute osakonnas viibivad imikud samuti sattusid ohtu, kui vesi ujutas üle hoone 2 alumist korrust. Katastroofiline üleujutus nõudis 33 inimese elu. Enamik uppus või suri elektrilöögi tagajärjel. Seda surmavat üleujutust ei põhjustanud mitte tüüpiline troopiline tsüklon, vaid statsionaarne madalrõhkkond, mis paiskas piirkonda niinimetatud vihmapommi. Sellise arengu õnnestus ennustada vaid 2 tundi enne vee linna tungimist ja see juhtus hilisõhtul, jättes elanike ettevalmistamiseks ja evakueerimiseks väga vähe aega. Iga uus loodusõnnetuste nädal pole enam pelgalt uudis, vaid kellegi viimased eluhetked, kellegi hävinud kodud, kellegi perekonnad, kes enam kunagi ei kogune kokku.
kataklüsmid süvenevad, kuid inimesed jätkavad eluga edasi nii, nagu nendega poleks midagi toimunud. Inimkond jätkuvalt kulutab energiat mõttetutele konfliktidele, loob illusioone tuleviku kohta ja satub sõdadesse, justkui toimuksid kõik õudused kusagil kaugel, teisel planeedil. Kuid siin on küsimus, mida me endale üha enam esitame, mis peab veel juhtuma, et maailm lõpuks ärkaks. Mitu linna peab maamunalt kaduma? Mitu inimest peab ära põlema, uppuma, rusude all hukkuma? Pool maailma. Aga sellel maailma poolel võib vabalt olla igaüks meist. Meie perekonnad, meie lapsed, meie kodud, meie elud. Oleme harjunud mõtlema, et miski sellest ei puuduta meid ja peidame end sageli fraasi taha, mida mina saan teha. Aga olgem ausad, see pole jõuetuse, vaid ükskõiksuse küsimus. Oleme liiga kaua teeselnud, et me ei märka toimuvat, liialt kaua lükates tegutsemist homsesse. Seega lõpetagem endale valetamine. Kas tunnistagem, et me ei hooli või tegutsegem? Tegutsegem mitte hirmust, mitte abstraktse tuleviku nimel, vaid selleks, et meil homne üleüldse oleks.